Tere hommikust, Liivimaa. Tere hommikust, kosmos ja galaktika. Istun siin jõe kaldal täna hommikul ja naudin loodust. Linnud siristavad selja taga, üle jõe metsas. Kalad sulpsavad veest välja, ilus päikesepaisteline hommik. Ja ma mõtlesin, et mida ma täna räägiks. Et käsi kohe haaras kaamera järgi, et võtta laivi see fantastiline vaade siit. See fantastiline emotsioon ja tunne, mis täna hommikul on. Ning ma mõtlesin, et räägiks ühe Mehhiko anekdoodi või sellise loo või pigem ajaviite jutu. Eile ütles mulle üks daame, et ma olevat Liivimaa jutuvestja. Võib-olla isegi olen jutuvestja, nii et ma võtan auga selle tiitli omaks ja heal lapsel on mitu nime. Aga siis selle anekdoodi juurde või jutu juurde. Vaadake, seal on üks kivimüür, kus oli kunagi vana meski. Ja seal istus kord üks kalamees, koogutas oma õnge. Ja siis ühtäkki sõitis siia kohale suur uhke, selline limusiin, mingi Rolls Royce, selline lipsuga härra tuli välja sealt. Uhkes ülikonnas, hästi kallilt riietatult. Ja küsib selle kalamehe käest, et kalamees, et mida sa siin istud selle serva peal ja koogutad, et ma tahaks seda kohta ära osta. Aga enne ajame niisama juttu. Kalamees küsis, et aga mis siis on või ma tahaks seda kohta lihtsalt ära osta, siia uhkelt villat ehitada ja siis see härra küsib kalamehe käest, aga kaua sa seda kala siin püüad ja miks sa nagu paati ei osta ja võiksid minna paadiga kalale, et siit ei tule ju selle väikse õngega mitte midagi ja et võib-olla ühe väikse mingi räimekese saatsid kätte. Kalamees ütles, et aga mulle ühest kalast piisab, et kui ma selle kätte saan, ma keedan uhaad ja kalasuppi või teen mingi šašlõkki kalast või seda grillkala ja mulle sellest piisab, et ma toidan ennast ära ja et miks mulle midagi rohkemat. Ja siis see uhke härrasmees ütles, et aga kui sa suure kala kätte saad, et siis nagu saaksid minna Riia turule ja selle ära müüa ja saaksid paadi endale osta ja siis saadki hakata rohkem kalu püüdma ja kalamees siis ütleb, et mis ma nende rohkemate kaladega teen, kui ma siit isegi päevas 5 kala välja tõmban ja mis iganes. Uhke härrasmees ütleb, et aga siis sa saaksid endale Riias selle kalakarni avada seal Riia turu peal ja saaksid raha teenima hakata. No ja mis ma selle rahaga siis peale hakkan ja teen selle kalakarni ja nii edasi. Uhke härrasmees ütleb siis niimoodi, et aga siis sa saaksid hakata ehitama endale väikest kalatehast. Saaksid hakata seda kala siis eksportima välismaale ja kuhugile ja üha rohkem püüda ja üha rohkem püüda ja üha rohkem eksportida, üha rohkem raha teenida. Ja kalamees siis küsib, et aga mis edasi siis? Ja see uhke härrasmees ütleb siis nii, et siis sa saaksid rikkaks ja järjest paremaks nagu elu läheks. No ja edasi küsib kalamees. No siis ostad Rolls Royce'i endale näiteks. No ja veel edasi, mis edasi siis saab? Ja siis sa tuled selle Rolls Royce'iga, saad sõita siia vahetevahel ökokülasse kala püüdma. Kalamees jäi mõttesse ja mõtleb, et püha müristus, et kõike seda teha mul läheb vähemalt 10-15 aastat ja seda siis selle nimel, et tulla Rolls Royce'iga siia jõe kaldale seda ühte viidikat püüdma. Vaatas seda lipsuga härrastmeest Rolls Royce'iga ja ütles siis, et jah, kõik on tore ja filosoofia on hea, loogika on hea, aga mida ma siis praegu siin teen? Ja nii ongi, et minu selle loo või anekdoodi või jutu mõte oli nagu selline, et tegelikult ma ei tahtnud midagi huvitavat rääkida, et see põnev oleks, aga
ma tahtsin puudutada seda loogikat ja filosoofiat, et mis mõte on rabada ja teha tööd niimoodi, et siis sa lõpuks saadki siia jõe kaldale ja saad seda kala püüda ja mida iganes siis teha või midagi ehitada, et kas ei ole nagu see nagu enesehävitusprogramm, et sa rügad eluaeg ja siis lõpuks saadki tulla siia jõe kaldale, aga 10, 15, 20, 30 aastat rügad ja tegelikult sul nagu elu jääb kõik elamata ja et kus on see loogika ja mitte keegi garanteeri, et selle 10, 15, 20 aasta jooksul juhtuvad igasugused mingisugused force majeure juhtumid, asjad, ettenägematud olukorrad ja lõpuks ei jõuagi siia jõe kaldale. Sellepärast ma tahakski täna hommikul öelda, et mõelge inimesed, et kas on mõtet siis neid kalatehaseid ehitada ja suuri kauplusi ja maju ja kõike et siis lõpuks saada see vaba pääse nii-öelda jõe äärde kala püüdma. Aga eks igal ühel on oma loogika ja oma filosoofia, oma elu valik. Ning sellega ma siis tõmban täna selle mõttelõnga kokku, aga siit on palju edasi veel mõelda, nii et igaüks mõtleb oma mätta otsast, oma männi otsast, metsatagusest, jõekaldast ja mis iganes filosoofiast. Ning olge siis vaprad ja rõõmsad ja Liivimaa Ökoküla ootab siia huvilisi, kes tahaksid tõesti ehitada. Mitte selliseid huvilisi, kes Rolls-Royce'iga tulevad, aga neid võtame ka vastu, siis on hea juttu ajada, et missugune see kalapüük siis õigem oleks, et kas nii või teisiti või kolmandat moodi. Aga tulge, ehitage, siin on meil ruumi palju, praegust jagame maid, krunte, osalusi ja kui kellelgi huvi on, võtke minuga ühendust. Siis selleks korraks kõik ja ilusat päeva, fantastilist suve, nautige. Elu ei ole enam nii stabiilne ja selline kindla tulevikuga, et võtame viimast selles mõttes, et kunagi me ei tea, mis selle homme juhtub, kunagi me ei tea, mis ülehomme maailmas juhtub. Iga päev me loeme mingisuguseid ärevaid uudiseid, juba märke, vihjeid näeme, nii et otse teed loodusesse, kuhu veel. Ja soovin kõikidele ilusat päeva, rõõmsat meelt, positiivset energiat. Täna on 30. juuni aastal 2021 ja jälle kuulmiseni siit Salatsi jõe kaldalt. Aitäh teile, kes te lõpuni kuulasite. Ilusat suve!